tere hommikust kõigile, suur rõõm on teid tervitada ja Jumala rahu sulle. Võib-olla sa tunned täna nagu Maarja püha Aavo kõrval, kes nuttes ütles. Nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Natuke selline tunne võib olla, kui sa oled harjunud igal pühapäeval tulema kirikusse. See on selline nädala tippsündmus, mida ma ootan. Nüüd on see sult ära võetud. Üks inimene ütles, et see on olnud nagu inimõigus, mida keegi ei saa minult ära võtta. Ja eile ma tundsin selle teate peale, et kui enam suvekodusse kaasaarele ei saa, siis on midagi veel väga kallist ära võtta. Aga ma usun, et mõistan, et selles eriolukorras see on kõik meie enda heaks ja kaitseks. Aga selle Maarja sündmuse juurde tagasi tulles, kui Maarja pöördus ümber, siis ta nägi Jeesus seismas. Me ei ole täna piiratud, ei koha ega ajaga. Jumal on seal, kus oled sina täna. Ja tema on just nendes küsimustes sinuga, mis sul on täna kõige tähtsam. Jumal on seal, kus oled sina. Jeesus tõusis üles. Rooma valitsus ei saanud takistada Kristuse üles tõusmist ja täna ei saa keegi takistada Kristuse tagasitulekut. Seda sõnumit on siit Kalju kogudusest kuulutatud ligi 136 aastat ja täna jälle. Ja selleks on see sõnum, mis on täna meie ees seinal. 1. Timoteuse 1:7. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armu ja mõistlikkuse vaimu. Täna teenivad meid muusikaga Joel Remmel ja Miikael Raikel-Kaus jutlusega. Aga me palvetame ja tõuseme selleks. Püha Jumal, me täname, et sina oled seesama ja ustav, kes sa olid meiega eile ja täna, kes oled igavesti. Kui olukorrad me ümber muutuvad, siis sina oled seesama Jumal aegade algusest. Me täname, et sina oled täna seal, kus on sinu lapsed ja sa tahad olla meiega meie küsimustes, mis meie ees täna on. Aga issand, me palume, et kui me nii oleme ühenduses sinu pühavaimu kaudu, siis me palume, me võiksime tunda ka osadust niimoodi täna. Issand, õnnista seda hetke, mil oleme sinu palge ees ühel meelel koos. Issand, palume seda sinu nimel. Amen. Ma kiidan teda surmani, kuni mulle elu tahan teda. Ma kõrgeks kiita alati, kes ihulond ja hingega kiidetud olgu lõpmata. Halleluja, halleluja. Hõndsaks ja hõndsaks see kiita tuleb, kel Jumala abiks Sionist, kellel usk südame põhjas põleb, kel kahjuks Kristus jadarist, kes teda päästjaks tunnistab, seda ta armust õnnistab. Halleluja, halleluja. Kiitke, oh rahvad, ta kõrget nime.
ja tooge tänu lauluga. Kõik, mis ta loonud on, selge ime, tau ei jalgi otsa saa. Ta lapsed, laulgem ühes suust, kolmainu jälle ülistust. Halleluja, halleluja. Kuulakem pühakirja teksti, psalm 91, kõige kõrgema kaitse all. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale: sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute. Noored lõvid ja lohed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha tema päästet. See on Jumala sõna. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu, et ta püha on. Andkem tänu, et ta on andnud Jeesuse, oma poja. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu, et ta püha on. Andkem tänu, et ta on andnud Jeesuse, oma poja. Ja nüüd öelgu nõrgad, olen tugev, öelgu vaesed, olen rikas, seeläbi, mida Jeesus teinud meie eest. Ja nüüd öelgu nõrgad, olen tugev, öelgu vaesed, olen rikas, seeläbi, mida Jeesus teinud meie eest. Andkem tänu rõõmsa meelega, andkem tänu
ja nüüd öelgu nõrgad, olen tugev, öelgu vaesed, olen rikas, seeläbi, mida Jeesus teinud meie eest. Ja nüüd öelgu nõrgad, olen tugev, öelgu vaesed, olen rikas, seeläbi, mida Jeesus teinud meie eest. Andkem tänu. Ja ma loen Pauluse teisest kirjast Timoteusele, salmid 7-12. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind tema vangi, vaid kannate koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Sel põhjusel ma ka kannatan, ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Aamen.
koguduse teated. Leinateade. 8. märtsil lahkus 74-aastaselt igavikku meie koguduse liige Linda Mikk. Tema ärasaatmine siit Kalju kirikust oli neljapäeval, 12. märtsil ja teda mälestavad abikaasa Hannes, poeg Arno, pojatütar Kertu ja Kalju kogudus. Eriolukorra ajal meil avalikke jumalateenistusi ei ole, aga kirik on avatud palvelistele jumalateenistuse ajal ja me püüame jätkata meie ustavate abiliste abiga pühapäevaste teenistuste ülekannet. Ole meiega igal pühapäeval kell 11 kuni olukorra selginemiseni ja kui sa täna meid juba kuulad, siis sa tead, kuidas meid jälgida ja sellises internetikoguduse osaduses olla, aga sa võid oma sõbrale öelda, kes veel ei tea, et kalju.ee esimesel lehel vaata pühapäevasid jumalateenistusi kell 11 ja kui sa sinna vajutad, siis sa saad olla osaduses. Ja loodetavasti on meie jumalateenistused ka järelvaatamises järelvaadatavad. Pastorid on kättesaadavad hingehoidlikeks vestlusteks ja kontaktid leiad kodulehelt ja need on ka kuukavas. Me ei tea, kui kauaks ja mismoodi, aga me teame, et Jumal on meiega. Ja järgmisel nädalal ükskõik mis on, kui Kristus ei tule tagasi, siis kevad tuleb ja see on hea sõnum. Teda ei saa keegi ära keelata ega lukku panna. Nüüd on koguduses ohvriaeg. Palvelistele on kirikust lahkudes võimalik seal kirjanduslaual jätta oma vabatahtlik annetus ja ohver, aga kui sa oled praegu meid jälgimas, siis järgmise laulu ajal on sinu võimalus, kui sa oled arvutis, lase see ülekande aken alla, ära kinni pane ja mine meie kodulehele kalju.ee ja seal on 3 kasti, vajuta toeta ja kõik edaspidine on selge, mida sa pead tegema. Tee kindlasti oma annetus. Ja jätka püsikorraldustega, kui sa seda veel pangas pole teinud, siis tee seda täna, et sa ei peaks unustama. Tänapäeval on ju nii, et kui sa teed kuumakse püsikorralduse, siis sa ei või ise enam sellele mõtlema. Ma räägin seda sellepärast meie koguduse juhatuse nimel, et kui ka näiliselt justkui kogudus ei koguneks, siis kogudus on üle Eesti ja Tallinna laiali, iga päev seal, kus ta on, seal ongi meie kogudus. Aga kogudusele arveid saadetakse eriolukorrast sõltumatult ja kulusid me vähendada ei saa. Me täname kõiki ustavaid annetajaid ja ohverdajaid ja palume ja usume, et Jumal meie vajadused kõik jätkuvalt katab. Ohverdamine näitab ju seda, et kas me usaldame Jumalat ka eriolukorras. Ja järgmisel laulu ajal sa saadki seda teha ja laulda kaasa, usaldan end sulle, et sa päästsid mind. Usaldan end sulle, et sa päästsid mind, oled oma verega mind puhastanud. Igaveseks annan sulle südame, kogu minu elu uueks tee. Jeesus, Jeesus, armastan sind südamest, et suurid mu eest. Jeesus, Jeesus, ja Jeesusele tänu südamest. Haljailasadel, mis on ta sõna sees, eluallikal, mis on ta vaimu väes, söödab, joodab issand helde karjane, oma karja, mis küll väikene. Jeesus, Jeesus, armastan sind südamest, et suurid mu eest. Jeesus, ja Jeesusele tänu südamest. Kits
õndsal teel, kus issand ise astub eel. Leidsin sõbrad, kellel ühendatud meel, rõõmu, mis ei mõistnud enne arvata. Jeesuses nüüd viimaks leidsin ma. Jeesus, armastan sind südamest, et suurid mu eest. Jeesus, ja Jeesusele tänu südamest. Jeesus, valmista meid sinu sarnaseks, sinu püha tõest vahvaks võitlejaks. Armastusega me süda täida saa ja meid oma riigis kasuta. Jeesus, armastan sind südamest, et suurid mu eest. Jeesus, ja Jeesusele tänu südamest. On eespalvete aeg ja ma palun, et me tõuseme palveks. Püha Jumal, me täname sind selle võimaluse eest täna tunda, et me oleme sinu püha vaimuga ühendatud. Sõltumata sellest, kus me iganes täna asume, me tunneme, et sina oled meiega ja me oleme üksteisega. Kõigepealt me täname ustavalt ohverdanud inimeste eest, kes seda täna on teinud, kes seda aastakümnete ja koguduse eksisteerimise ajaloo jooksul on teinud. Sest see kirik siin Kalamajas on tunnistuseks sellest, et see on kunagi ustavate inimeste ohvrite tulemusel püsti pandud. Ja see on täna märk sellest, et sina oled meie eest hoolt kandmas, sina oled surnud meie eest, sa oled üles tõusnud ja sina elad. Issa, me palume, et sa õnnistaksid ka meie eeskujuks olemist ühiskonnas ja koguduse kui majaka funktsiooni ja seda tööd selles eriolukorras. Ja me palume, et kui sel aastal meil on olnud ka kavas meie koguduse koda väljast paremaks ja ilusamaks muuta, mis tooks au sinu nimele, siis luba, et need plaanid ei katkeks sõltumata nendest olukordadest, mis meie ümber on. Ja luba, et me saaksime vajalikud ressursid kokku ja leiaksime tegijad, kes need tööd ära teeksid. See on olnud meie koguduse palve ja tänu, et sa täna seda jälle kuuled. Me toome nüüd sinu ette, issand, need inimesed, kes on saatnud oma palvesoovid. Siin on koguduse õde, kes on haiglas, kes on saanud teate sellest, et tal on pahaloomuline kasvaja. Sina oled temaga seal ja võib-olla ta on täna osaduses ka meiega. Issand, me palume, puuduta teda just praegu seal, kus ta on. Anna talle usku, anna talle lootust. Ja kui nii paljud kogudusest ja ka mujal koguduse sõpradena praegu sulle, kallis õde, kaasa elavad, siis tea, et kõik on Jumala kontrolli all ja ilma tahtmiseta ei sünni midagi. Issand, õnnista ka arste ja issand, sinul on alati viimane sõna ja sina oled lootuse Jumal. Me palume tervist ja issand, sündigu sinu tahtmine. Siin on üks teine õde, kes on olnud pikka aega kodus ja tal on olnud suur mure liikumisega ja valu jalas. Issand, puuduta teda täna. Kui tal on palju parem juba, issand, me täname selle eest. Ja võib-olla ta täna oleks saanud ka tulla, aga tänu sellele olukorrale ta ei saa oma tänu tulla sulle ütlema, siis issand, me kogudusena toome selle sinu ette. Tänu Jumal, et sina kuuled palveid. Siin on üks mees, kellel oli eelmisel nädalal operatsioon ja kui ta ka soovis eespalvet koguduse käest, siis kui me oleme palvetanud, siis sina oled kuulnud, see operatsioon on korda näinud ja mees on ka saatnud tänu soovi, et issand, tänu, et sa kuuled palveid. Mine ka selle inimese juurde praegu, kui ta meid peaks vaatama, puuduta teda oma pühavaimu kaudu ja luba, et ta võiks teada, et tema elu on sinu kätes, sina armastad teda. Luba, et ta võiks sind vastu võtta oma ellu kui päästja ja lunastaja, teada, et tal on igavane elu, kui
samuti usub sinusse. Me täname koos ühe perekonnaga selle eest, et lapsed jõudsid õnnelikult tervelt viimasel minutil veel reisilt tagasi koju. Ja issand, see on tõesti olnud ime ja me täname, et sina kannad meid läbi eriolukordadest ka, sest sina oled Jumal, kes on eriline Jumal. Teist ei ole sellist nagu sina. Issand, täna me mõtleme ka leinajatele, kes on oma lähedasi kaotanud viimasel nädalal sel aastal ja võib-olla veelgi varem, aga ometi täna tuleb see nii selgelt esile. Issand, me palume lohuta täna leinajaid. Ja issand, anna teada, et need, kes täna sinusse usume ja sinu lepitava sõnumi vastu võtame, nendel on lootus koos sinuga elada igavesti. Anna meile tarkus seda teha ja seda sõnumit ikka kuulutada. Täna me, issand, ei saa kuidagi teisiti, kui me palume kogudusega, kõigi sinu lastega ja hüüame appi sinu nime, et see viirus, see levik lõppeks. Need, kes on nakatunud, saaksid terveks, et arstidel oleks sinu kaitse ja sinu lastel samamoodi. Ja me palume sinu pühal nimel seda, sest siin on vaja sinu sekkumist. Ja kui sinu lapsed palvetavad ja hüüavad appi sinu nime, siis sina kuuled. Võib-olla, issand, selles on midagi, mis peaks meid kõiki panema mõtlema, kas ja kus oleme sinust hoolimatult mööda vaadanud ja võib-olla läinud oma teed, elanud oma head ja mugavat elu, mis ei ole halb, tänu sulle selle eest. Aga kui me oleme nüüd sellises olukorras, et me veel täpselt ei tea, mismoodi ja kuidas edasi, siis luba, et kui on vaja, me parandaksime meelt, otsiksime sinu lähedust ja küsiksime, isa, mis on sinu tahtmine just minu elu jaoks? Anna meile seda täna teada, kui me sinu sõna nüüd varsti kuuleme. Ja õnnista kõiki, kes meiega on selle ülekande ajal või järelvaatamises. Sina näed igaühe isiklikke vajadusi. Issand, täida need, kuule palveid ja neid palveõhkamisi, mis sinu poole praegu tõusevad. Püha Jumal, me ei taha täna unustada ka oma eestpalves olevat Viljandi kogudust, kellele me tahame kogu selle aasta mõelda ja tänu Jumal, et nad mõtlevad ka meile. Ja nii me võime olla suurema sinu laste perena ühenduses. Ja nüüd me palume ka, et sa õnnistaksid Miikal Raihelkausi sõnumit meie kõigi ühiseks kasuks ja õnnistuseks. Luba, et meil oleks avatud süda ja see oleks meile julgustuseks ja me elaksime selle sõna järgi. Aamen. Palun istume. Tere, kallid vennad ja õed Kaljukogudusest ja kõik teised, kes praegu võib-olla interneti teel seda teenistust vaatavad. Ja tahaksin eriliselt tänada, et sa tegid võib-olla selle internetilingi lahti, kuna tihtipeale me võib-olla käime koguduses, kuna me oleme harjunud siin käima, meil on olemas selline tava, iga pühapäev me jõuame kohale, aga kui järsku sellest rutiinist kuidagi välja murda, on väga kerge need asjad nagu untsu lasta, nii et tänu Jumalale, et sa täna siin meiega koos oled. Ja pastor Tarmo lühidalt tutvustas mind, minu nimi on Miikal, ma olen Betania koguduse liige, ehk siis tegelikult oma sellise kogu nooruse sünnist saati kuni 18. eluaastani umbes käisin siin samas majas teenistustel. Pärast ma läksin Tartu Ülikooli matemaatikat õppima ning selle tõttu olen siis viimased 3 aastat 3D koguduses aktiivselt kaasa löönud. Ja tegelikult pidin jutlustama teile veel 26. jaanuaril vist või jaanuari lõpp pidi see olema, aga siis ma jäin haigeks ja see oli väga kurb, kuna tegelikult head suhted Kaljukoguduse inimestega on asi, mida ma väga igatsen ja mida ma tahaksin tõesti näha. Aga kahjuks jäin siis haigeks ning see jutlustamine lükkus siis tänase peale edasi. Nüüd, kui ma järele mõtlen, siis eks see on palju parem, kui oleks vastupidi olnud, et siis oleks tulnud ja täna oleks haigeks jäänud, et selles suhtes mul on ikkagi hea meel. Aga võib-olla siis pöördume nagu ikka Jumala sõna poole ja loeme 2 kirja kohta.
Esimene neist on kirjas siis Johannese evangeeliumis 20. peatükis. Me loeme läbi 19. salmi. Johannese 20:19. Kui nüüd sel samal nädalal, esimesel päeval, oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute. Ja teine kirjakoht. Apostlite tegude raamat, 2. peatükk, salmid 44-47. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Amen. Kahe loetud kirjakoha puhul on minu arust kõige huvitavam see, et ajalises mõttes on nad tegelikult teineteisele väga lähedal. Esimeses salmis me lugesime sündmustest, mis võtsid aset vahetult pärast Jeesuse surma, siis, kui tema jüngrid ei teadnud veel, et Jeesus on üles tõusnud. Nad istuvad kodus, panevad oma uksud lukku, nad värisevad hirmust ja kardavad, et neid tabab nende õpetaja saatus. Teises kirjakohas räägitakse nelipühadele järgnenud ajast. Jeesus tõuseb inimeste juurest üles taevasse, aga sellele langeb püha vaimu väljavalemine. Ja inimesed, kes Jeesust tunnistavad, saavad selle vaimu endale. Nii sünnib esimene kogudus. Ja nendest 4 salmist me loeme tegelikult, milline on see kogudus, mis nende juures toimub. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, nad murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat. Me näeme siin täiesti erinevat pilti. Jüngrid ei karda enam. Nad jutlustavad julgelt. Nende kogukond on laialt tuntud, sest me loeme, et nad leidsid armu kogu rahva silmis. Kogu rahvas teadis nende olemasolust ja nende missioonist. Nad juubeldavad ja õnnistavad Jumalat selle eest, mis ta andnud on. Sest nende kahe situatsiooni vahel on möödunud alla 2 kuu. Milles seisnes see muutus? Mis siis oli teisiti? Tegelikult, kui me vaatame konteksti ja loeme Johannese või Luuka evangeeliumi lõppu ja siis apostlite tegude algust, siis me ei näe, et asjad, mida jüngrid kartsid, oleksid kuhugi läinud. Me ei loe kuskilt, et poliitiline võim oleks muutunud. Me ei näe, et need preestrid, kes Jeesuse ristilöömist nõudsid, oleks järsku kuhugi kadunud või oma seisukohti muutnud. Maailm ei läinud mitte kuidagi turvalisemaks ega paremaks. Ka rahva heakskiit, millest me teiega siin lugesime, ei tulnud ju enne seda kuulutust, vaid ta tuli pärast nende kuulutust. Ehk siis, kui apostlid 4 pühade ajal julgelt oma usust kuulutasid ja inimestega rääkisid, võisid nad ju sama hästi karta, et neid loobitakse seal samas kividega surnuks. Neil ei olnud mingit garantiid, et see rahvas võtab selle sõnumi hästi vastu. Kust tuli see julgus? Millest selline muutus? Ilmselt hirm on tunne, millega igaüks meist täna suuremal või vähemal määral kokku puutub. Me näeme, kuidas paari päevaga võib elu drastiliselt muutuda. Alles üleeile mõtlesin, et tulen siia teie juurde, näen kõiki Kalju koguduse liikmeid, saan teiega pärast kohvi juua, suhelda mõnusalt, nagu ikka. Täna istun peaaegu tühja saali ees ja räägin kaamerasse. Aga see ei ole probleem. Mul on väga hea meel ja tänu Jumalale, et me saame interneti vahendusel ühel lainel olla. Usun, et inimestel on palju tõsisemaid muresid täna.
meditsiinitöötajad võib-olla kardavad selle pärast, kuidas nad saavad haigete tulvaga toime tulla. Teenindussektori töötajad jällegi kardavad, et kas nad saavad üldse tööd järgmised paar nädalat, ega nad oma sissetulekust ilma ei jää. Me kõik närveerime tühjade poelettide pärast. Vetsupaberit, kas ikka saab nädala pärast ja kas midagi süüa. Võib-olla lapsevanemad kardavad oma laste õppeedukuse pärast, sest et kui koolis ei käi, vaatad tunde videolingi kaudu, teed mingisugused ülesanded ise, no jah, see kõik on hea, aga pole ikkagi päris sama, mis koolis käimine. Probleeme on palju ja paistab, et vähemaks neid ei jää. Kuidas selle kõigega toime tulla? Ma ei tea, kui paljud teist teavad Molodosteiku üritustest, mis me siin samas Tettermanni majas korraldame. Mõningaid teist olen seal näinud. Ja ma tahaks tegelikult praegu teid kõiki kutsuda, kui te ei saa, sest et ka meie üritused jäävad kahjuks nüüd hooaja lõpuni ära. Igatahes meie kontseptsioon on see, et me püüame kutsuda nendele üritustele mingites eluvaldades silma paistnud kristlasi. Ja viimati käis meil just pastor Tarmo rääkimas. Teate, tänu Jumalale meie üritustele tuleb alati ka mittekristlasi. Ja ma ütlen just mittekristlasi ja mitte ateiste, kuna tegelikult ateiste on väga vähe. Enamik inimesi ei ole tegelikult lihtsalt enda jaoks ära otsustanud, kas Jumal ikkagi on olemas või teda ei ole, ning usk on selline maitse küsimus. Noh, kas sa usud või sa ei usu, kas sulle meeldib šokolaadi või maasikajätis, no täiesti maitse asi, aga ega see ei oma mingit tähtsust. Ja selle tõttu ma püüan alati küsida nendelt kristlastelt, keda me seal Molodosteikalt intervjueerime, sellist küsimust. Millest sa ilma jääksid, kui sa ei oleks usklik? Mida sa teeksid teisiti? Ja teate, mulle väga meeldis tegelikult pastor Tarmo vastus sellele küsimusele. Ta vastas üsna pikalt ja ma võib-olla püüan selle mõtte kokku võtta. Mida edukam on inimene, seda kõrgemad standardid ta endale seab. Väga kerge on seejuures oma projektidest ja saavutustest mingisugust puuslikku teha. Me klammerdume muutlike maailma asjade külge ega suuda neist üle. Istusid, värisesid, äkki tuleb keegi koputab ukse peale või ei koputa, lihtsalt teeb selle ukse katki. Ja siis on kõik läbi. Küsimus, mis siis ikkagi juhtus nende 2 kuuga? Kuidas need samad inimesed, kes istuvad seal kinnises kodus ja värisevad hirmust, lähevad välja kuulutama asju, mille eest neil võivad tulla väga tõsised probleemid? Kas nad läbisid mingisuguse väga kalli juhtimise või isiksuse arengu koolituse? Või tegid iga päev trenni oma hirmude ületamiseks? Võimalik. Aga ma arvan, et palju tähtsam oli siin kohtumine üles tõusnud Jeesusega ja pühast vaimust täidetud saamine. Jüngrid ise olid jätkuvalt nõrgad, abitud inimesed. Nad ei muutunud päeva pealt perfektseks. Aga kohtumine Jeesusega ja püha vaimu tulek muutis nende perspektiivi. Nende elu omandas uue tähenduse. Järsku oli midagi rohkemat kui võim, oli midagi rohkemat kui edu, oli midagi rohkemat kui raha, isegi kui suhted ja turvalisus. Nad said selle tõelise igavikulise perspektiivi. Ja täna ma arvan, et on väga hea mõelda selle peale, kas me ise oleme selle kohtumise läbi elanud. Kui jah, siis tuleb küsida, kas me suudame seda ka igapäevaselt välja elada. Kas meie elus leidub see kõikumatu sammas, millele suudame igas olukorras toetuda? Või me loodame enne kõiki maistele asjadele, mis on mööduvad ja mis hävivad väga kergelt? Vaadake, Piibel ei ütle mitte kuskil, et usklikul inimesel kaovad kõik probleemid ära.
Me oleme jätkuvalt katkises maailmas, me ise teeme vigu ja me oleme haavatavad. Kriisid, millega me kokku satume, ei pruugi laheneda nii kiiresti, kui me seda tahaks. Ja võib-olla vahel tahaks mõelda, pikas plaanis on kõik korras, aga tegelikult isegi seda garantiid meil ei ole. Ka pikas plaanis võivad asjad metsa minna, aga mitte igavikulises plaanis. Piibel garanteerib meile, et kui me usaldame Jumalat, siis selles igavikulises plaanis on meil lõpuks kõik hästi. Ja ma arvan, et see annab meile erilise julguse, mida me kuskilt mujalt ei saa. Nüüd, mida selle teadmise ja kindlusega peale hakata? Päris algusest me lugesime sellest, mida algkogudus Jumalalt saadud julgusega peale hakkas. See ei olnud lihtsalt enesekindlus. Vastupidi, nende kindluses ei olnud midagi enesekeskset. Me loeme, et kogu nende vara oli siin. Inimesed müüsid põlde ja kodusid selleks, et aidata neid, kes olid puuduses. Nende süda käis kaasas nende väärtustega, mida nad kuulutasid. Lootus Jumalale võimaldas neil nendest maistest asjadest korraks lahti lasta. Või õigemini kasutada neid maisid asju selleks, et igavikulist perspektiivi välja elada. Selleks, et näidata Jumala ülevoolavat armastust teistele. Kriisisituatsioon on hea aeg eneseanalüüsiks. Kas täna me ise oleme valmis teisi aitama või klammerdume kaose keskel mööduvate maiste asjade külge? Kas loodame, et need päästavad meid? Loomulikult, praegu võib-olla ei tasu suuri ühiseid söömaaegu korraldada. Ent see ei tähenda, et meil pole enam võimalik kellelegi abiks olla. Need on lihtsad asjad, aga me peame nende peale mõtlema. Kui me lähme poodi konserve, makarone ja vetsupaberit ostma, kas me mõtleme ainult enda peale või peame näiteks meeles ka oma vanureid, kelle jaoks poodiminek on praegu eriti ohtlik? Kui meil on võimalik kodus töötada ja oma sissetulekut stabiilselt teenida, kas me jätame kõik endale või me kasutame oma vara selleks, et olla õnnistuseks neile inimestele, kes praeguse olukorra tõttu võib-olla jäävad sissetulekutest ilma ja kelle ellu tulevad rasked ajad? Me sõltume üksteisest rohkem kui kunagi varem. Paradoksaalselt, mida rohkem me püüame oma isiklikke huvisid taga ajada, seda ohtlikumaks muutub meie elukeskkond. Ja seda raskem on meil kõigil siin ellu jääda. Palju parem ja turvalisem on siis, kui me arvestame üksteisega. Kui me oleme nagu see algne kogudus, kes jagab, kes on alati valmis inimesi vastu võtma ja kes kuulutab seda tugevat sammast, Jumalat, kes annab lootust, mis on üle kõige. Kas me peame seda meeles ja kas me elame seda välja, on minu tänane küsimus iseendale ja teile. Loodame, et Jumal õnnistab meid selles kriisis ning õpetab hoidma temast kinni üle kõige muu, mis on siin ilmas. Amen. Keerulised ajad on aeg eneseanalüüsiks ja märkama ligimest. Kust tuleb meie jõud? Tõuseme palveks ja palvetame, et meil oleks tarkust ja oleks jõudu. Püha Jumal, me täname siin Miikaeli sõnumi eest. Me täname, et see on see sõnum, mida me just täna kõik vajame. Seal on palju õpetlikku, mida me ei peaks tegema, hirmu tundma ja põhjendamatult kartma ja mida me peaksime tegema. Märkama oma ligimest
ja kuulama seda, mida sina meile ütled. Sa võid rääkida meie igaühele erinevat sõnumit. Luba, et me oleksime kuulekad sulle, sinu vaiksele püha vaimu sosinale ja ei jätaks seda tegemata, mida sina meilt ootad. Isa, me palume seda sama palvet veel kord, et mitte keegi täna ei jääks sinu puudutusest ilma, kes on olnud siin meiega osaduses. Ja me palume, et see kole katk peatuks ja issand, need, kes on nakatunud, saaksid terveks ja kes on abistamisametis, need peaksid vastu, ei jääks haigeks ja teeksid seda teiste inimeste kasuks ja õnnistuseks. Aga üle kõige me palume, et need inimesed, kes täna ei tunne sind, ei tea, kust leida lootust ja ei tea ka seda, kuidas pärida igavest elu, saada oma patud ja minevik kustutatud. Siis issand, anna ennast tunda ja kasuta meid ka selles olukorras kui hea sõnumi viijatena ja valguseks selles näiliselt pimedas maailmas. Issand, seda kõike palume sinu pühal nimel. Aamen. Lõpetuseks laulame, kinnitame sõnadega seda ka, mida me usume. Isa armastavad ja poega rahu toojad ja püha vaimu lohutajad. Mina usun, et tõde võidab, et üle kohtus on ülem võim. Mina usun, et rahu koidab ja lootusrikas on minu vaim. Mina usun hääduse sisse, millest kord kuivab kurjuse juur ja jälle algamisse, olgu siis häbi kui tahes suur. Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Olge õnnistatud.